senderdus. Ja Piiraja pääseb löögi alla! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Tere head 3. poolaja kuulajad, vaatajad, nagu võluväel on talvest saanud kevad ja vanajumal on siis tahtnud sellisena, et Eesti jalgpallihooaeg algab kauni kevadilmaga ja loomulikult on ka 3. poolaeg seekord ajendatud siis koduse jalgpalliliiga hooaja algusest. Mees, keda paljud jalgpallisõbrad, kõik jalgpallisõbrad väga hästi teavad, küll mängijana. Tere, treener Ken Kallaste. Tervis ka minu poolt. Kuidas kõlab treener Ken Kallaste? Ma ei tea, kas veel saab öelda, sest et otseselt paberid ei ole, aga treeneriamet on hetkel ja mis ma nagu teen. On ikka treeneriamet või? Vaatan mänguprotokolli esimeses voorus oled sa võistkonna esindaja hoopis? No selles see probleem hetkel ongi, et käsil on nagu hakkan tegema treeneri pabereid ja siis hetkel ei saa panna treenerina, kuna puudub nagu ametlik paber. Kui kaugel sa siis üldse oma selle kutse kvalifikatsiooni tegemisega või kui lähedal sa oled? Või kus sa oled? Täiesti 0 punktis praegu. Et hakkan märtsis mais hakkab pihta, siis on plaan minna. No hästi. Kuidas üldse sinu jaoks siis, me räägime sinust siiski kui treenerist, mis siis, et sa ametlikult seda paberit sul veel ei ole, oled sa siiski ju Levadia meeskonnas abitreeneri rollis seda hooaega alustanud. Kuidas sinu jaoks siis üldse see eelmise hooaja lõpp, kui sa olid veel Levadia mängija, mis siis see teekond kuni tänasesse päeva kulges? No eks ise oleks võib-olla tahtnud veel mängida, aga natuke sai seal räägitud oma poolt nagu seal klubiga ja nad ütlesid jah, et nende visioon on natuke teistsugune ja nad sooviks näha mind natuke teises rollis. Natuke mõtlesin selle üle ja siis ega siin palju mõelda ei olnudki, et kuna nad pakkusid mulle hea variandi jääda samasse meeskonda, kus ma tegelikult juba enam-vähem mingid juba rolle nagu täitsin seal, kui ma ei mänginud, et siis nagu ei olnud väga raske seda otsust teha. Aga jah, kuna ma tahtsin jätkata ka top meeskondade juures, siis pidi ka realistikuks jääma, et kui suur variant see oleks olnud, et ma oleks saanud kuskil mujale. Ilma paberita? Ma mõtlen nagu mängija karjääri jätkata, et lihtsalt selles mõttes ja siis kuna nad olid nõus niimoodi jätkama ilma paberita, siis hakkasin sealt pihta ja nüüd ma siin olen. Kas sa ootasid siis ära, kuni klubis selguvad kõik muud, siis, mis puudutab siis meeskonna juhtimist, teatavasti Kurro Torre, see küsimus oli mõnda aega vähemalt avalikult lahtine, siis uue peatreeneri määramine, et sinuga hakati rääkima pärast seda, kui oli paigas, et Vjatšeslav Zahovaiko on uus peatreener? Eks seal, ma täpselt ei tea, kuidas nad nagu minuni jõudsid, et tegelikult eks seal vist ole, nagu klubi võib-olla soovitas, võib-olla Zaho võib-olla uuris, et ma täpselt neid ei tea, aga tuli kõne, korra oli väike vestlus klubiga, siis võtsin ise kõne Zahovaikole, rääkisime päris mõnusalt ja tundus, et ta on hea klapp ja kuna me oleme ikkagi juba minu noorest põlvest, kui ma alustasin Flooras, ütleme seal profi jalgpallurina, siis mu ründepartner oli tol hetkel Zahovaiko, ma seal kuivõrd põhis, kuivõrd varused, aga jah, et sai juba siis toredalt koos aega vedetud. Sa mainisid, et sul juba eelmisel hooajal oli siuke, kuidas sa seda sõnastasid, natuke seal mingid rollid, et kirjelda neid eelmise hooaja sinu enda rolle? No ma olen eluaeg olnud siukest tüüpi, et kui ma ikkagi näen ja saan kedagi aidata läbi millegi, siis väga vait ma ei jää. Heas või halvas mõttes? Ei, see pigem nagu heas mõttes, et ma ikkagi üritad võimalikult palju oma meeskonda aidata. Kas see on siis läbi nagu taktikalise asjade või oma kogemuse ja kuidas, mismoodi mingitel asjadel läheneda, et paljud mängijad ju ei mängi põhis, siis seletad neile natuke mentaalset poolt ka, et mis on kasulikul sulle, et kas ma nüüd siis vistan peanurgu ja istun seal pingil ja või teine variant on see, et tegelen endaga ja olen kogu aeg valmis, et sa kunagi ei tea, millal see võimalus tuleb. Kas sellise rolli võtmine tuli see sinust endast või see oli treenerite poolt mingi soov? See oli ikkagi pigem nagu ise ja treeneri soov oli
mingist hetkest, kui ma enam koosseisu ei mahtunud nagu valikutesse, siis ta nagu miskipärast soovis jääda, et ma oleks seal pingil, et nagu oleks toeks nagu nii talle kui ka meeskonnale, et siis mul on väga okei. No eelmine hooaeg, kus sa praktiliselt ei mänginud või mängisid väga vähe, et ometi sa ütled, et sa oleksid... 2 mängu või? Ma ei ole, vabandan seda statistikat üle vaadanud, aga vähe, eks, et praegu sa kirjeldad, et kuidas sellise rolliga üldse hakkama saada, leppida ja enamgi veel ütled, et sa tegelikult oleksid, kui võimalik oleks olnud tahtnud selles samas meeskonnas jätkata, et põhjenda seda natuke. No, et füüsiline konditsioon oli päris tipp-top, et ma olen eluaeg olnud mängija, kui ei mängi, siis ma tahan nagu teha rohkem trenne ja siis mul olid lisatrennid, käisid jooksmast, hoidsid füüsiliselt ennast nagu vormis. Aga ütleme jah, nüüd hooaja lõpust oli mingi hetk, kus tekkis väike põletik kanda, et nagu see veits segas seal, aga muidu nagu hooaja keskel oli kõik vorm oli tipp-top, et ma ise oleks näinud, et oleks saanud jätkata, aga mine tea, võib-olla oleks olnud keha jäänud sulle stopp mingi hetk, et eks see vanus on ka peale kippunud. Et seda juttu siis praegu ei olnud ei klubi siis sportlike juhtide ega ka Šahovaikoga, et kuule, et paneme sind ikka sinna meeskonna mängijate listi kirja? No, eks seal lõõpimist oli, et kui mingid kohad olid nagu puudu, et kuule, tärsku paneme, aga ei, see oli eraldi tehtud otsus juba, et jätkan treenerina. Ja. No, milline siis selline, mida esiteks uus peatreener Slava sinult tahab, millised on sinu vastutusalad selles treenerite tiimis ja kuivõrd see, kuigi treenerite tiimis sa sees ju eelmine aasta ei olnud, aga eks sa ju väljast ja kogenud mängijana ju näed, kui palju see üldse igapäevane töö erineb nüüd uue treeneriga? No esimesed jutud olid sedasi, et kuna mul nagu otsene kogemus puudust, milline see treeneri töö välja näeb, et proovin olla rohkem nagu selline abistava rollis, et midagi sealt, midagi niimoodi, et vaikselt tõstame nagu neid ülesandeid, aga kui trennid läksid käima, siis suhteliselt nagu ladusalt läks see, et kuule, võtad selle, võtad kaitsetöö, vaatad seda, esimesed harjutused õpid kõrvalt, pärast hakkad ise vaikselt üle võtma neid, et see roll, minu roll üldiselt on rohkem nagu tegeleda kaitsetöö, kaitsemeeskonnaga, seal ütle number 6, kaitseliini koostöö, et see on nagu minu ülesanne seal ja tundub, et nagu praegu on läinud ladusalt, et tööpäevad on pikad ja nauditav. No nagu me siin alguses rääkisime, et paberit sul ei ole. Sa teed siis seda praegu kõike seda tööd siis lihtsalt enda mängija karjäärist kogutud teadmiste, kogemuste põhjal. Õpid ka midagi kuskilt, loed, kuulad, vaatad juurde või? No praegu on ja õpin Sahva pealt nagu, et Slava pealt vaatan, kuidas läheneb, mismoodi ta seletab midagi, et eks ma igalt poolt paned kõrva taha, kus ma olen olnud, kõikide treenerite plussid, miinused. Ja hetkel ma lähenen mängijatele niimoodi, nagu ma oleks tahtnud, et treener minule läheneb, et vahest on vaja panna karmimalt, mõne mängiga on vaja natukene seal eraldi minna ja niimoodi ma töötan nagu, et vaatan, küsin vahepeal tagasiside, et kui midagi on, et siis sa saad ise ka nagu kõrvalt nagu paremaks, kui sa ainult ise oma visiooniga ei tee nagu seda, et kui sa saad kellegi kõrvalt mingi nõuandeid, et kuuled, et võib-olla tee seda niimoodi või seal on natuke valesti, siis nagu teed väikse analüüsi endaga ja siis vaatad edasi. No sageli räägitakse, et jalgpallimeeskondades, olgu ta siis kas koondis või klubi, on sellises rollis treener, kes on selline nõndatud vahelüli treenerite, staffi ja meeskonna vahel. Kas sina oled praegu see või teil ei ole sellist? No ma võin öelda küll, et kuna mul on suhted on meeskonnakaaslastega ikkagi nagu päris head soojad ja eelmisest aastast või ülemisest aastast on suhteliselt palju mängijaid, kellega ma mängisin koos. Et aga seal on see õhuke kiht, et kus on see nalja tegemine ja kus on see nagu piir, et jääks nagu selline autoriteet alles, et ma ise mängija tüübilt, kui üldse nagu isiksuselt olen selline nagu, et fanni peab saama, aga kui on töö, see on töö. Ma tahtsin ka oma küsimusega jõuda sinna, nii et nii palju kui väliselt sind on näha ja kuulda, siis sa oled selline heas mõttes nagu see fannimees, et siis selle tasakaalu leidmine, et kuidas treenerina olla nõudlik, võib-olla isegi mitte niivõrd tõsine, aga nõudlik, et see on sinu jaoks siis see kõige keerulisem väljakutse hetkel või? Ei ole.
ma arvan, ma olen nõudlik, et ma olen natukene võib-olla isegi vahest liiga kergelt plahvatab mõnes olukorras nagu, et kui ikkagi seal 1-2 korda ütleb poistele, et davai, et noh, keskendume, teeme ja siis, kui ma näen, et ikkagi juba 3. kord on natukene ka laisk veel, siis ikkagi on tulnud karmimat häält, aga juba olen saanud natuke tagasisidet, et need on kohad, kus natukene seda lähenemist korrigeerida, mismoodi ja et niimoodi ma õpin, jah. Tagasisidet siis Slava poolt? Slava poolt ka, jah. Kirjeldab, milles erineb Levadia treenerite lähenemine võrreldes näiteks eelmise hooaja Curro hispaanlastega? No mul on väga raske öelda, sest et minuga otsest kontakti niimoodi ei olnud, vaata, ma ei mänginud, väga raske on öelda, nagu, mis juurde panna või midagi teha, nagu, aga no meeskonnaga suhtlemist ja suhtumist sa nägid? Et no seal mõned käisid, ma ei kujuta ette, palju seal käidi videode vaatamisi, et noh, mul ise ma teen nagu jah, ütleme, et individuaalkaustad on, kus on seal erinevad klipid erinevatest situatsioonidest, standardid või noh, 1-1 või kõik need nagu, et nii trenni videod kui ka mänguvideod, et tagasiside on mul nii gruppidena kui ka nagu individuaalselt, et niimoodi ma lähenen seal, et seal siis arutan koos mehega nagu mängijaga siis, et miks on niisugune kehasend vajalikum ja siis sealt me nagu edasi leiame niisuguse ühise keele nagu, et oleks asi ikka konkreetne. No sa ju eelmine hooaeg ikkagi mängijana mängijatega rääkisid, sa ju kindlasti tead, mida siis nende mängijatega tehti või ei tehtud, kes siis rohkem võib-olla kui sina mängisid, et saad sa selle põhjal mingeid üldistusi teha? Ma nägin kõrvad nagu, et noh, Voolaid tegi seal palju, ütleme klippe nagu seal võitis seal Viktorid ja mingi ründajad, et aga ma nagu täpselt ma ju ei tea, mis ta seal näitas ja niimoodi. Et võib-olla siin nagu jah, eks noh, kuna mängijate nimekiri on suur, siis et eks ta seal kõigile võib-olla ei jõudnudki nagu, et näitas seal need põhimängijatele võib-olla siis ongi eelmise mängu klippe, mida tahetakse. Et ma arvan, et see võis olla seal suhteliselt sarnane või võib olla praegu minu roll nagu Kareliga, ütleme, aga mul on ainult nagu kaitseliin. Et Slava ja Max jälle tegelevad natuke kõrgemalt ründepoolega, aga samas ka Zahovaikoga nagu ma ennem ikkagi räägin läbi, kui ma näitan videot, nagu ma ikkagi näitan talle, mis ma näitan talle, kooskõlastame sellise hea kontakti, mis me tahame sealt saada ja siis ma üldjuhul nagu näitan nagu mängijatele, et ei ole päris sedasi, et mul on oma visioon, et kuidas kaitse peaks olema ja siis on nagu, et pärast ütleb Slava kuule, et nagu, et sorry, et me ikkagi omavahel seal arutame, räägime ja siis niimoodi on nagu meil toimib praegu. Ma korraks puudutan ikkagi veel seda eelmist hooaega lihtsalt sellepärast, et meeskond on ju tegelikult mingisugune üks organism, et kuigi selle liikmed muutuvad, aga need ju mõjutused ikkagi mingil moel tulevad üle, et kui palju sinu tunnetuse järgi, kas siis personaalselt või meeskonna vaatest, see, et tegemist oli ikkagi treeneritega eelmisel hooajal, kellega see keelebarjäär ikkagi mingil moel ju meeskonnal, ma arvan, oli. Palju see mõjutas? Keelebarjääri meil minust ei olnud väga. Oli inglise keeles suhtlus kõik okei täiesti? Saime aru sellest, mis tema tahtis ja siis ta oli selline entusiastik treener, et ta nagu tegelikult minu jaoks oli asi kõik lihtne, mis tema tahtis. Aga seal ongi lihtsalt need mängu ülesehitused, nagu, et need nagu olid mõnikord mulle nagu küsimärgid, nagu, et kas selle nagu ülesehituse nagu risk oli nagu vahepeal suurem kui see, mis tulemus oli. Aga need on, kõik treenid ongi erinevad, igal ühel on oma see visioon, mismoodi mängida ja Curro tahtis sellist riski jalgpalli mängida. Et aga minust mängijateni nagu see info jõudis, mis ta tahtis, aga lihtsalt jah, ma ei tea, kus on tulnud see, et meil mingi keelebarjäär oleks olnud. Võib-olla mingi eelarvamus lihtsalt. See pigem jah, aga ütleme jah, ma olen nii nagu kui ma olin Floras veel ma taga rääkisin, siis tema inglise keel ei olnud päris see, nagu, mis tal oli nagu lõpus. Et ta ka nagu arenes inglise keelega päris nagu jõuliselt. No mis on sinu selline hinnang või diagnoos, miks see Levadia hooaeg ikkagi eelmisel hooajal niimoodi nagu järsult see lõpp ära kukkus? No nagu siin mainitud oli, et võib-olla see suurim murdepunkt oli see euromäng. Et see oligi ikkagi see, mis tegelikult ma arvan, oli see põhieesmärk võib-olla kuskil siin taga kuklas, nagu, et tahad sinna kuskil jõuda. Ja see oli nagu kandikul sul ees. Ja et see lagunemine seal viimastel minutitel, eks ta muidugi paneb sulle vaimselt korraliku pitseri ära ikka. Aga just ma küsingi seda sellepärast, et nüüd, kui sa oled treener, hea küll, mitte peatreener, aga ikkagi treener,
no kas sa oled nõus, et tegelikult sellist asja ei tohiks juhtuda, kuigi on arusaadav, et see on põhjus, miks see võib juhtuda, aga tegelikult ei tohiks juhtuda. Loogiline on see, et eks seal ole nüüd nende mängijate käest ise nagu aru pärima, et seal oli paljudel mängijatel vist tekkis ka variant nagu välismaale minna vist seal, et ma ei tea, kas seal mängijad ise juba mõtlesid seal mingitel muudel asjadele, et kuidagi kadus ära see siuke head tuhh ja kõik siukene sisemine põlemine väljakul, et tundus, et nii kui läks natuke raskemaks, siis ei olnud seda nagu powerit kuskilt võtta, et siukene hästi üksluiseks jäi meil mäng. Kuidas sina meeskonna liikmena vaatasid sellele, kui siis meeskonna üks selgeid liidreid, Mihkel Ainsalu pärast hooaega tuli avalikkused teatud väljaütlemistega, et mis meeskonnal selle hooaja juba alguses nihu läks. Mõistsid sa teda või pigem tuleks sellised asjad hoida pundi sees? Muidugi mõistsin, ma ise ka mängi, et see, kui siuke meeskond, nagu mis meil oli eelmine aasta, ei tule meistriks, siis seal siis ei ole nagu väga siukseid vabandavaid küsimusi või vabandavaid asju ette tuua kellelegi, et seal tekkisid emotsioonid, ta ütles seda, mis ta mõtles ja ma arvan, et otseselt midagi valesti nagu ei teinud, aga eks tal oli ka oma see põhjused seal ja neid nagu ei ole vaja see välja tuua, aga lihtsalt nagu ma tean seda seespoolt ka, et ta on väga-väga-väga tähtis mängija seal Levadias. Mis seal talvises laagris siis ikkagi valesti läks või kas läks? Need on juba möödunud aeg, et nagu seal lastajad olla, et neid enam see jõuagi ei ole. Aga see on midagi sellised detailikesed. Ja nüüd, mida sina siis jälle, ütleme siis teiselt poolt eesriiet mingit pidi. See on lapsikud asjad, mis seal on, et ei ole vaja nagu olla kasvataja lihtsalt inimestele. Aga kas treener peab olles mitte kasvataja ja kuskilt siis see nagu vastutus lõpeb, aga lõpuks on ju siis treenerid need, kes selle grupi peavad panema ühiselt hingama ja mängima? Nii see on. Et kokkuvõttes ju treener vastutab, mis toimub väljakul, treener vastutab tulemuste eest, et see, mismoodi grupp töötab, see on kõik treeneri teha. Ken, millal sa, või ma küsin teistpidi, kaua sinu peas on olnud see mõte, et kui sa lõpetad selle jalgpalli mängimise, et sinust saab treener, kas see on selline olnud sinu jaoks siuke soov juba pikemat aega või on see selline nagu paljude jalgpallurite jaoks siuke kõlab halvasti, aga siuke mõnus pehme maandumine? Ma ise ei arvanud, ma treeneriks hakkan, ütlen nii. Et see lihtsalt tuli kuidagi jooksvalt, läks väga kerge üleminek, nagu mõtlesin, okei. Ma proovin uut ametit, aga varasemalt ma ise nagu väga ei kujutanud, et mul on niimoodi, et kohe lähen seal abitreeneriks, et võib-olla oleks teinud seal neid rohkem mingi individuaaltreenine kellegile või niimoodi, et siis võib-olla veel, aga nii see teekond läks. Kas ta ongi siis selline nagu reaalsus, et sa oled isegi Eesti oludes tippmängija, teinud korraliku karjääri, mänginud välismaal, tulnud 3 erineva klubiga Eesti meistriks, aga tegelikult reaalses elus ühel hetkel, kui see pallimängimise aeg läbi saab sinu puhul siis 37-aastasena, et siis see ongi lihtsalt reaalsus, et mis su valikud elus päriselt on? Nojah, mul see väliskarjäär võib-olla oli natuke lühikene, ütleme. 5-6 aastat seal et natuke hilja sain välja, natuke vara tulin tagasi, et seal on küsimärgid, aga nii ta läks, väga kihvt oli, et üldiselt ongi, oleneb, milline karjäär on sul olnud, vastavalt sellele saad ka nagu pärast karjääri teha oma valikuid, oleneb, mis on sinu nagu elusoov, mis sa tahad edasi teha, kõik ongi nagu sul peab seest tulema see ja kui sa seda nagu tunned, et sulle nagu mingi asi meeldib ja teed seda, see ei pruugi olla spordiga seotud, et on igasuguseid näiteid siin, aga praegu meil ole nagu spordi juures ja praegu nagu tuhhi on. Oli sul päriselt mingisuguseid muid alternatiive, kas siis lihtsalt mõttetasandil või ka enamat kui mõttetasandile, treeneriametile? Alguses ei teadnudki, et kas võid see nagu lõpetan või ma alati oleks vaadanud varianti juba kuskile nõrgemasse tiimi minna, aga ise arvasin, et kui lõpetan, siis nagu pakin kokku asjad ja lähen teen ära Eestis kuskile soojale maale. Mida siis? Siis oleks edasi vaadanud. Et üldiselt võib-olla nagu täpselt konkreetset ideed ja mida teha seda, eks seda nagu ei olnud tegelikult, ütlen ausalt, et
et vahepeal oli niisugused nagu mõtteid, nagu mida ma teen siis, noh, et aga noh, ehk ma seda vaikselt nagu lükkasin edasi, noh, et ei tahtnud nagu mõelda, noh, et nautisin hetke tol hetkel ja vaatasin, kaua see jalgpalluri käre kestab, noh. Aga no minu jaoks ongi, et ma ei taha nagu olla niuke mängija ka, kes läheb seal allpool meeskonda mängima, noh. Miks? Mulle ei meeldi olla nagu, ma olin seal Poolas ühe korra seal, ega selle all taga võidelda ei ole nii meeldiv, noh. Tihi või seal oli, jah, et päris kaif elamus oli ikka, noh. Seal on, kus võtab vahepeal jala verisema, noh. Räägi sellest. No meil oli see viimane hooaja mäng, kui võidad, põhimõtteliselt jääd püsima. Ja siis kõik oli nagu okei, Poolal oli, ma mäletas, oli 0-0 või 1-0 ees. Tuli juba sealt kuskilt, kui juba meil nagu teada, et see meeskond, noh, kes nagu meil otsane konkurent oli, ta oli juba taga vist 3-0. Teine poolak mängime ilusti juhi, ma ei tea, kas me olime esimene poolak, teine poolak värava igastahes, siis juhtisime 1-0 ja noh, domineerisime mänguna ja üks sükene imelik, kuidagi kergelt tuli korner, vastane lõi seal kuskil 70 või 60 minuti vahepeal lõi 1-1 ja noh, 1-1 meil ei piisanud, noh, ja siis see oli hetk, kus nagu ma nägin, et noh, kogu meeskond kaotas nagu jalad alt ära ja siis kadus kogu meie mäng ja seal oli nagu jah, no ikka sükene rapsimine käis seal. Ja, Poola jalgpalli, sa jõudsid Poolas mängida nii kõrgliigas kui esiliigas. Poola jalgpallikultuur, võtta see kuidagi nii lühidalt kokku, kui sa oskad saada. No sa tunned ennast jalgpallurina, no. Et see on ikka nagu suurim vahe, no. Et see, mismoodi need fännid sul seal nagu non-stop möllavad, no see on jõhker, no. Et vahet ei ole, põhimõtteliselt kuhu või kelle vastu sa mängima lähed. Et see, mismoodi sul tulevad need fännid kaasa ja pluss nagu noh, vastasmeeskonna fännid, need nagu teevad seda möllu seal. Et nagu seal on niisugune tunne, et jah, et väga raske on nagu seal mitte pingutada, no. Ka esiliigas? No, esiliigas oli samasugune, jah, et seal võib-olla need numbrid on nüüd nii suured, aga seal on nüüd tekkinud ikkagi päris korralikud nagu infrastruktuurist aitad on, kõik on nagu ikkagi päris head. No. Mis sa ütled neile siis Eesti jalgpallisõpradele, kes mängijatele, kes lähevad kuhugi Poola esiliigasse või Kreeka esiliigasse või seda loetelu võib siin jätkata, et see on niisugune nagu natuke nagu naljakoht? Justkui. Sa mõtled naljakoht nagu... No niisugune kuidagi suhtutakse mingisuguse eelarvamusega, et no mis mõttes, mis esiliiga. No minule isiklikult oli esiliiga raskem kui kõrgliiga. No esiliiga see füüsiline mäng, mismoodi seal nagu taktikaline pool või ma kedagi nagu seal domineerin läbi taktika, seda on nagu üldiselt kohtas vähe, nagu, et seal ütleme tol ajal, kui ma mängisin, siis ma ei mäleta, kes seal olid need tipul, seal olid nagu, et mõned üksikud satsid olid, kes nagu mängisid kes nagu rahulikku palli hoidmist või niimoodi ülendavad kõik siuksed, et mida kaugel on pall minu väravast, seda parem, no, et edasi-tagasi jooksmist oli jõhkralt seal, no. Et kõik see võitlus ja see oli nagu isegi võib-olla nagu tugevam kui kõrgliigas, no. Kas kogu see fännikultuur, no mida sa kirjeldad, et see lõi sellise tõelise jalgpalluri tunde, olid need enda fännid toetavad või on nad ikkagi sellised temperamentsed inimesed, et vahel ikkagi said teada ka, kes sa nagu päris mitte nii meeldivas maailmas oled? No ma mäletan, ma tulin seal, esimene mäng kohe oli meil derbi vist suht nagu selles Kuningriigi. Ja siis saime selle peksa seal ja mõtlesin, okei, ma hakkan koju minema, no. Siis järsku öeldaks mulle, et kuule, istu maha, no, et sul on siin mingi 2-3 tundi aega rahulikult, no. Mõtlesin, mida te ajate mulle, no. 2-3, mulle on istun autosse, et mine, pista pea välja, no. Siis panid välja, vaatasid, et Parkla oli seal, ütleme 5-6 tuhat fänni oli nagu Parklas ootas meid, no. Siis me pidime ootama, kuni tulevad seal hobustega politseilikud ja ikka seda vennad eemale sealt, et siuke olukord oli ka varianti, kui ükskord tulime, kas ma mäleta, kas see oli kohe järgmine mäng või ülejärgmine mäng, et Krakovia vastu, no, et 3-0 võõrsil saime ja seal ma vist tegin isegi oma debüüdi seal, nagu tulin varust sisse. Ja siis sõidame tagasi maanteelt, no hakkame kodu poole jõudma ja järsku vaatad nagu siuke korralik mingi tulemass on ees, no. Ja suure maantee peal seisis sul seal ka jälle mingi siuke 5-6 tuhat fänni, no. Ja võib-olla oli vähem natukene seda, et see oli pime ka, aga no. Ja järsku tunned, et buss jääb kõikuma, no. Siis buss võt muidugi muud üle jäänud, et karjuti, et kui te uks lahti ja buss on küliline.
läksime bussist välja ja siis vaatad seal niimoodi üles ja vahid need 2-meetrised jõmme seal, noh. Et see oli nagu tol hetkel küll, vaatasid nagu eestlasena polnud kogenud seda asja, et see põlv hakkas seal värisema kergelt, et siis nagu harjuvad sulle seal näkku nagu konkreetselt ikka need spiritaala ja kurva, vabandust, need nagu mis see on. Et see oli ikkagi päris siuke korralik elamus oma ette. Et aga see nende kultuur on selline seal, et nende võim mõnes meeskonnas on natukene suurem kui nagu tahaks, et pahatihti oli ka nii, et kui keegi sul mängib halvasti ja siis nagu fännid seal juba tulevad nagu ja siis nõuavad nagu et kuule, et see vend võiks nagu istuda või mitte mängida, siis mõnes klubis isegi nagu läks see nagu isegi treenerile kõrva nagu. Oli sinuga ka seda? Minu kots, mul endal õnneks ühes klubis ei olnud fännidega niisugust asja nagu. Külma suhet? Jah. Ma ütleme jah, kuna minu mängustiil oli siuke, mis pigem nagu fännidele meeldis. Aga jah, mul oli pigem ütleme seal Poolas, ütleme näen jah, et tehniliselt olin ikkagi nagu igas meeskonnas võib-olla isegi nagu kõige halvem võib-olla. Ehk et see on ju tegelikult siis ilmselge, et lihtsalt see tehniline baas, mille sa olid siis Eestist kaasa saanud, et see ei olnud enam see iga, kus seda... Ütleme ausalt, et see tegelikult minu tehniline baas või see, mis ma siin Eestis sain, et see tol ajal oligi nagu, ütleme ausalt olematu. Et kõik need nagu mängi aspektid, mis ta peab teadma, nagu mis peaks olema une pealt, et nagu et üle õla vaatamised ja kuidas ja esimene tatsid ja need. Et kuna meil ei olnud tol hetkel neid nii kogenud treenerid, kes nagu oleks ise ka mängu näinud kõrvalt või nagu siis pahatihti see on niimoodi, et kõige parem iga, kus ju mängi ammendab mingeid omadusi, on ju noor iga nagu, et mulle tuli, Magnus Pärson tuleb, ütleb, kuule, et sa oled juba nagu päris vana, aga kas sa nagu kunagi õla ka vaatad? Et kui ma mingi 24 või nüüd hakkad seal alles tegema seda, siis nagu... Ja sina vaatad talle otsa, et mis sa nüüd räägid? Mis... Ei, seal oligi see, et lõpus hakkad vaatama, aga siis see info, see, mis sa sealt saad, see ju enam ei tule nagu pähe nii kiirelt kui nagu noores eas, et siis ongi vaatad mitu korda seal nagu lõpuks oledki peaga tagasi vaatad nagu, et ainult, et ütleb, need on pisi asjad, aga see on väga suur osa mängust, et kuhu ma kontrollin esimese puud, mismoodi ma kontrollin esimese puudet, et sellele ei pandud noorest pääs kordagi rõhku. Ja välismaal, nagu me teame, eriti sellistes jalgpallikultuurides nagu Poola, et sulle seal ei anna keegi päevagi aega, et sa seal midagi veel õppima hakkad, et ilmselt. Ma ütlen niimoodi, ma mäletan seda, et ma läksin Poola, ise mõtlesin, et päris nagu kaitsefaasis peaks olema päris timm enne. Siis ma mäletan, kas oli 5. mäng või see, sest kui ma juba sain, võib-olla 3. mäng, ma sain juba põhise seal Koningsaapses, siis tuleb seal abitreener, viskab video ette mulle, näitab mulle, saad ju täielik palli jälgi enne. Kus mees jookseb nagu, siis vaatas, et suva mul, normaalne, jälle oled kuradi 25 ja siis nagu saad, või hiljem sai, mis 26 või mis ma võin olla seal. Et nagu see lähenemine ja see, kuidas seal nagu ongi, nagu välismaal sul ongi, ütleme 3 treenerit, kes jälgivad igal ühel omad rollid ja sa saad sealt siukse kiire tagaside ja sul näidatakse video konkreetselt ära, mis sa teed ja siis hakkad vaikselt õppima nagu, aga kui oleks saanud seda, ütleme noorest põlvest, mine tea, kus sa juba jõuad. Et see praegu ongi see, mis ma nagu üritan mängijatele näidata. Kõige parem tagasiside on läbi video. Konkreetselt näitad situatsiooni ja sa seletad ära, miks ja mida. Ei ole see, et ma lendan kaela, et kuule, mine sinna pressis edasi, et mängija siis ei saa aru täpselt. Aga kui ma istun maha taga, räägin rahulikult, näitan talle, et ma tahan sind siia. Miks ma sind sinna tahan? Miks su kehaselt peab nii olema? Ja kui ma näitan talle ära läbi selle, siis ta saab ise ka aru. Ja mul on sööduliinid tekivad sinna, kuidas ma pean avanema. Et need on need asjad, mismoodi ma nagu praegu trennides siis nagu võtan siin nii trennivideodest kui ka mänguvideodest. Nagu, et niimoodi ma nagu lähenen mängijatele. Kui sa ütlesid, et, või niimoodi poole lausega, et võib-olla tulid liiga kiiresti tagasi Eestisse. Räägi see otsuse või see tuleku koht põgusalt lahti. Nõmme Kaljus, ei, sa tulid tagasi Florasse just. Florasse, Kaljust läksid ja Florasse tulid. Kalju soovis ka, aga sealt tuli ka oma pakkumine, aga ütleme Flora, nagu see kõik, mis nad nagu rääkis, mulle visioonid asjad nagu soobis tol hetkel paremini ja pluss siis nagu finantsiline pool, et jah. Aga oli mingid variandid veel välismaal jääda, aga mõtlesin, et vaatasid nagu seda Flora meeskonda, et mõtlesin tõesti, päris siuke küps ja kõik mängijad, kes on nagu ütleme vanemad tagasi tulnud, et ei ole veel päris nagu lõpueas, et ütleme, et tol hetkel võib-olla Kostja oli tundus see ainukesena, kes võib olla seal, aga nagu näha, siis tal oli veel päris palju sees. Et ja nad said pandud kokku siukse meeskonna, kus kogenud mängijad olid veel tegelikult päris heas.
Ja lõpuks te ju tegelikult selle kooslusega tegite ka päris suuri asju, eks nagu me teame, et jõudsite ka alagruppi, aga sellest hoolimata sul kuskil on sees, et võib-olla oleks võinud veel välismaal jääda no proovida. jah, aga need variandid ütleme, ei olnud kõige nagu paremad nagu ja nojah, et ütleme jah, et mingid olid, aga ütleme, mul tundus, et tol hetkel, et see Floraga oli parem. Kas või ütleme, kummas klubis on kergem olla mängija, treeneri ametikohta sa veel ei saa ega oska öelda, liiga vähe oled olnud, mängija kas Levadias või Floras? Mul ei ole üheski klubis raske olnud. Ma ei saa aru sellest nagu, et seda ma nagu mõtlen mängida, kui sa lähed kuhugi klubisse, see on nagu jälle sinu uus nagu lavana. Sa saad ennast näidata jälle, keegi seda täpselt ei tea, et see ongi see, et millise sa ennast seal esitad nagu. Kas ma lähen istun seal riietusruumis vaikselt, olen nagu vaikselt või lähed ja põled seal nagu mõnusa leegiga, tood seda uut energiat või midagi, et nagu ma ei ole olnud kunagi vaikne inimene kuskil. Vahet pole, mis isegi mu poola keelt ei osanud seal Poolas, et õnneks see tuli päris kiirelt, ma ei tea, mis tasemel see oli seal, aga suheldud sain, et nagu jah. Aga et ma ei tea, siin räägitakse endised mängijad, kes on mänginud Eestis tipptasemel, et siin üks särk on raskem ja teine ei ole, on või ei ole? Mõlemad meeskonnad on meeskonnad, kes mängivad meistritiitli. Aga Kalju? Kalju samamoodi. Kõik särgid rasked? No võib-olla tol hetkel, kui ma Kaljusse läksin, siis see oli nagu projekt. Siis võib-olla see ei olnud nüüd nii nagu, ma ei tea, ma ei kutita, mis seal praegu täpselt on, aga ma arvan tol hetkel, kuna ma alustasin seda projekti, kui sa tuli, need kõik see uued lepingud tehti, see päris palju mängijad tuli, ütleme seal need jõudood ja mäletan, kes kõik tulid nagu, et päris suur kogus uusi mängijad tuli korraga kokku, Voolad oli treener, et siis hakati nagu seda visualiseerima seal, et 5 aasta jooksul meistriks. Tulite. Ja nii ta tuli. Et ma ei tea, mis see praegu on, kuidas on, aga ma olen kindel, et ka nemad mõtlevad meistritiitlist, et see on nagu nende eesmärk. Aga kõik see nagu väline siis Levadia Flora poolt, kus nagu ainumõeldav on meistritiitel, et sulle kui mängijale ongi see siis normaalne, loomulik, et see pinge, see kohustus, see vastutus peabki Eesti tippklubis mängijal selline olema. No see ongi see, et mis pinge sul on siin? Okei, sul on juhtkonna poolt see, aga see ongi see, et see on see tase, mis su meeskonnas on. Kui sa näed, et sul on ikkagi konkreetne meistriliiga punt taga, siis sa pead sellega hakkama saama. Ja väljak on see koht, kus sa naudid seda hetkena. Ja kui sa ei tule sellega toime, siis ei ole valmis mängijana. Kas see, kui sa nüüd tõid just seda paralleeli, mida sa siis jalgpalli välise mõttes Poolas kogesid, kas Eestis siis enne minekut või pärast tagasitulekut sinu jaoks oli nagu päris suuri mänge või oli ikkagi tegelikult päriselt oli ikkagi keeruline mingites mängudes nagu 100% keskenduda? Tahaks näha mingi mängu, kus ma ei keskendunud nagu. Ei ole vahet, kas Levadia Flora või Kurega? Mind ei olnud vahet kunagi, kas ma mängin seal Põhjasatsiga või sa saad teha enda mängu, saad igast mängust saad oma meetrit kätte. See, et kui ma nüüd vaatan, ma ei 3-0 on, et ma ei jookse enam, see on su enda lollus. Sinu töö on ikkagi ennast arendada, kui sa Eestis mängid. Ja see, ma lähtusin, mäletan sellest, et kui ma hakkasin, panin endale eesmärgi Kaljus, ma ei mäleta, kas oli vist, kui ma olin 23, ma mõtlesin ka, et kui kaua võib nagu. Et et panin plaani paika ja juvita, mis mäng on, mis on, et mul oli oma see, et panen lisa 3 jõusaali, lisa 3 jooksu iga nädal. Kui jäi samale päevale, kui mäng on, siis ei ole midagi teha, õhtul oled jooksmane. Et sa pead olema füüsiliselt nii palju tugevam siin liigas, et kui sa tahad minna kuskil mujal, et sa ei jääks hätta. Ja ma arvan, minu trump oligi see, et minu lihas vastupidavus ja see jooksuvõime oli nagu see, millega ma kompenseerisin oma siis nagu ütleme tehnilise poolena. Et Eestis sa said selle tehnikaga hakkama, sest sul Eestis ei ole ju pressina. Siin jääb ju vastane jääb sust 2 meetri kaugusele, mõtleb, et see on pressing. Et siin sul on seda aega, seda rahu, et ütleme üldiselt öeldakse, et mees on nii tehniline, et ütleme, kui mugavalt ta tunneb vastavalt vastasele, kui vastane on must 2 meetri kaugusel või meetri kaugusel, et see on suur vahe, nagu, kas ma olen siis rahulik. Kui ma hakkan seal nagu ärplema ära, lähen nagu närvi või paanikasse, siis nagu see ongi, see on tehnikana. Kas sa arvad ka, et see individuaalne töö siis oma kehaga
oli ka siis selgelt selle taga, et noh, sa oled igal pool olnud ikkagi noh, küll väikeste eranditega, sa oled nagu kogu aeg nagu terve mängija, põhimõtteliselt teinud väga pikki perioode siin, noh, Eesti liigas kõik teavad, et sa mängisid siin üle 100 mängu mitu raksu järjest. No see on üks see, kui sa tegeled iseendaga, sa tead oma keha, et noh, see oli minu trump nagu jah, et ma olin ja kui nagu vaadata minu mängustiili, siis ma ei olnud ka siuke, kes nagu hoidus kontaktidest, no see kontakt on see, mis mulle nagu kõige rohkem meeldis, noh, et no iseendaga pead tööd tegema, mida rohkem sa töötad endaga, seda rohkem sa saad teada, no ma nõrgad küljed. No. Kuidas sa Rauno Sappineniga läbi saad? Olete sõbrad või lihtsalt teate üksteist? Kui näeme, räägime. No. Tema on siis teatavasti see ühe klubi mees. Mm-hmm. Sina päris ühe klubi mees ei olnud. Sina oled 3 Eesti tippklubi mees olnud, nagu ma juba enne mainisin, oled ka kõigi nendega Eesti meistriks tulnud, mis ei olegi väga tavaline saavutus. Just, mis ei ole väga tavaline saavutus Eestis. Kas sina usud seda nagu, või kuidas sa suhtud sellesse ühe klubi juttu? Ehk siis Sappineni juttu? Igal inimesel on oma valik. No. Et ma võin sulle öelda omas käest, et kui ma olin Floras, muidugi ma vihkasin Levadiat. See oli nagu täiesti normaalne, sest kui sul käib klubi sees, et see on nagu see oli ainuke kaotus, ongi nagu iga valusam, kui sa kaotadki nagu Levadiale. See kuidagi jäi nagu, noh, muidugi kõik kaotused on sama valusad tegelikult, aga kuidagi no see on see sats, kelle sa tahad ikka korralikult oli keerata ja nüüd vahetasid värvi ja no sul automaatselt tahad nüüd Florale keerata, no, et see käib selle asja juurde, aga no valikuid on erinevad inimestel, no tol hetkel oligi nagu, et kui ma tahtsin jalgpalli jätkata, siis mul ei olnud muud varianti, no. No ma ei kujutanud ettegi alguses, et ma tõesti lähen sinna Levasärki, aga kui vahetasin poole ära, siis no väga sümpaatne klubi. No. Ehk et noh, jällegi jalgpalli vaatajad teavad seda sinu Florast Levadiasse mineku lugu, aga kuna sa siin oled, siis me ei saa sellest lihtsalt mööda minna, eriti veel, kui meil see klubide omavahelise särgi raskus ja kõik muu siin jutuks tuli, et no sinu lugu oli siis ju lühidalt kokkuvõttes ju tegelikult keeruline lugu, väga lihtne, et arvasid, et pikendad Floraga pärast meistritiitlit edukat hooaega lepingut, aga ei pikendanud ja tuli teha valik lihtsalt või tuli jalgpalli edasi kuskil mängida? Nii lihtne see tegelikult? Oli väga lihtne, nad panid mulle ühe summa, ma ütlesin, et kas saab tsipa juurde, siis nad mingi paar päeva ma ei mäleta, kas tuli kohe või oli järgmine päev, võib-olla ütles kohe see, et me ei pane, ma ütlesin, okei, ma mõtlen siis nagu, võib-olla oligi nii, et esmaspäeval nad panid mulle see lauale, ma ütlesin, et ma annan reedel vastuse, siis neljapäeval tuli kõne, no, et on klubil uus suund ja siukene otsus, ma ütlesin, okei, aitäh, et soovin edu teile, rääkisime põgusalt ja midagi, poolaga oli füsio ja siis ma ütlesin, okei, mõtlesin, mis siis saab, no, järsku tuli vaatan kõne on, et Levadia, davai, no. Et kuule, et jutud käivad, et sa oled juba läbi seal nagu leping, no. Nii on see tõsi, jah, et kuule, et huvi on selline, ma ütlesin, istume maha, räägime ja siis nii ta läkski. No. Ehk et, aga siis päris õige ei ole ikkagi öelda niimoodi, et Flora ei tahtnud sinuga pikendada, et sul olid ikkagi oma tingimused? Ei, seal oligi nii, et ma ütlesin algus neile selle lepingule, et me paneme natuke juurde, siis nad ütlesid, et ei pane. See oli nende poolne otsus, kõik on respekteeritav. Siis ma ütlesin, okei, ma mõtlen selle lepingu peale, et ma reedel annan vastuse. Ma arvan, et see oli esmaspäev või võis olla teisipäev. Ja nemad helistasid mulle neljapäeval, et nüüd on midagi klubi sees muutunud ja et nende uus visioon on selline, et me vanemat mängijatega ei jätka, need, kes pole kirjutanud alla ja paraku sa oled see 11 ja siis ma ütlesin, okei, aitäh. Aga jalgpall on ju lihtne. Senikaua, kui see on leping, oled sa kellegi mängija. Senikaua, kui sul pole, siis või noh, tol hetkel mul oli veel kehtil leping, aga lihtsalt ma räägin, et jah, et kuna ma veel alla ei kirjutanud, siis kõik võib juhtuda. No, toona ikkagi värske emotsiooniga sa vähemalt ühes intervjuus ütlesid, et noh, ja noh, ausalt ilmselt, et see kõne, see reedene kõne, siis see oli neljapäev, noh, et see oli sul ikka šokk tol hetkel. No aga ikkagi, ise vaatasid, et klubi nagu tahab ja meil oli nagu mõtlesingi, et kuna oli kokku lepitud see otsus nagu, et mõtlen reedel,
siis jah, eks ta korra ikkagi ole nagu siukene, aga ta nüüd otseselt nagu mul ei olnud nagu klubi vastus, et ma mingi šokki nagu, et klubil võib tekkida, igal öö võib mingi asi olla. Et ma nagu respekteerisin nende otsust ja nagu näha, siis eelmine aasta nad olid meistrid. Ja noh, siis sellele järgnes üks lõbus video, mis Flora fänn, no võib öelda päris kõvasti, vähemalt mingiks hetkeks vabandas, olete tänaseks sõbrad või noh, Levadia treeneril ei olegi võimalik Flora fännidega sõber olla? No aga saab olla omavaheline austus siis, et mul ei olnud mingi pretensioon, et nad tegid mulle siuksed asjad seal. No ise võib-olla, kui tol hetkel videot tegin, ma päris ei mõelnud niimoodi seal, aga no lihtsalt tagantjärgi võib-olla tõesti, et võib-olla mõned seal videos ma ei tea ka nagu, et see käib nagu selle asja juurde. Aga mul on olnud eluaeg on väga suur respekt nende kõikide fännide ees. See on ikkagi see, kelle jaoks me seda mängu mängime. Ja nemad toetasid mind 5 aastat väga, väga toredalt, väga head suhted olid. Ja ma ütlen jah, et kui tõesti nad nägid, et on vajalik teha seda, minu poolt oli nagu, mul ei olnud mingit pretensiooni, et midagi seda. Et see on see, mis ma andsin, mina andsin neile selle võimaluse. Ja ma arvan, et nemad tegid seda, mis nemad õigeks arvasid ja ma võtan selle vastu. Nüüd, kui kuskil tänaval või staadionil kellegagi trehvate, siis milline suhe on? No siiamaani pole ühtegi halba suhet olnud. Aga hea. No eks ikka see ole see, kuna ma arvan, ma olen lihtsalt jalgpallis olnud siin Eestis nii palju kaua mänginud, et seal on see nagu natukene teine, ütleme jah, et võib-olla mängupäeva sa ei räägi, aga ütleme, kui tavatänav, siis ikkagi et ütleme põhifännid, keda ma tean, et neile ikkagi tere ütlen ja väike muie ja väike noogutus ja siis läheb edasi päev. Oled sa ka jõudnud siis oma väga-väga-väga noores treenerametis juba nagu mõelda, et karjääri planeerida või? Kõigepealt vaatame, mis siin on, et ütleme see praegu see esimene see põnev põlemisaeg, et vaatame, kui see nüüd mööda läheb või ma ei kujuta ette, võib-olla ongi elu lõpu on niimoodi, et eks see on hea, kui on mingi siukene kogemus taga, ütleme, kui ma teen need paberid ära, eks seal ka, see ei ole ju, et ma teen nüüd mais ära, mul kohe on seal pro, et see on ka step by step, aga hetkel on päris äge, et päris palju asju, mida nagu ei kujutanud ettegi nagu. No, sa oled pärit ikkagi jalgpalli perest, su isa on samamoodi, ehk siis minule teadaolevalt meil on siis 3 sellist nii-öelda paari, Klaavanid, Poomid ja Kallasted, kus isa poeg on koondises mänginud, et milline isa roll sinu jalgpalluriks kujunemisel oli või ei olnud? Kindlasti oleks suurem olla, et eks see, et me nagu koos ei elanud, eks ta mängis omat rolli. Me suhtlesime, ta rääkis mulle umbes, mida on vaja, kuidas on vaja läheneda, aga samamoodi ka et tol hetke viisid, kuidas, mismoodi mingid tehnilised aspektid vaja teha on, et need nagu erinevad, mis tegelikult tänapäeval on, et temal oli see sanglöörimine ja need olid hästi tähtsad nagu, et aga kui tihti sul pall liigub mängus üles alla, okei, ma saan aru, et see on sinu see palli valdamine, et aga tänapäeval ikkagi on see võtta sein, peksa vastu seina, nii maast kui õhust, et palli suund on ikkagi edasi-tagasi rohkem. Kuidas ma kontrollin oma esimest puudet, et see individuaalne töö, ütleme ongi, et võtake 90 kraadiga seina, kus on nagu nii otsesein kui ka nagu külje peal, siis saadki teha igasugused trille seal, tats ja puude või et need on nagu tähtsamad kui see, mis ma nagu noores peast tegin, aga nagu jalgpalli, ütleme, tol hetkel taktikalise nüansse, et kuidas mängus olla, mis analüüsi teha, nagu eks seda ma sain sealt, et natukene nii palju, kui me trehvasime. Kas see, et sa ju teadsid, et sul on isa näol olemas inimene, kes jalgpallist väga palju teab ja on kogenud, aga siis toona nagu noorema mängijana, aga sa ei saanud võib-olla sealt siis, nagu sa praegu ise ütlesid, nagu nii palju, kui võib-olla sa oleks tahtnud või ideaalis, kas see kuidagi mõjutas sind või tegelikult sa ei pööranud sellele tähelepanu toona? No ma hakkasin jalgpalli tõsisemalt võtma, ma arvan, siukene
14-15, kus ma nagu mõtlesin, et võiks nagu no ikka väga hilises eas. No jah, et algus ma tegin ikkagi nagu pigem fun'i järgi ja siis mingi vahepeal hetk ma läksin käsipalli, seal oli päris äge. Ma ei mäleta, kas ma olin siis mingi 13 kui tagasi või 14, siis mõtlesin ka, et no kui ma pole, siis võiks proovida. Aga noh, jah, ma mäleta, mis ma võisin olla, ütleme, mingi aasta ma elasin, jah, ütleme aasta isa juures, siis sai rohkem nagu seda õpetusrolli asja, nagu, et kuule, et õhtu vaba, et mine kõksi seal nüüd väljas, mine tee või võib-olla oleks võinud noores peas ka, ütleme, nagu juba varem sellist pushi taga olla, et see on see aeg, kus saad kiiremini asjad selgeks. Aastal 2006, nüüd ma tsiteerin, kirjutas jalgpalliportaal Soccernet niimoodi. Tsitaat algab. Oleks isa kuulata rohkem. Kuulsa Risto Kallaste poeg Ken on Flora süsteemis väga kiiresti liikunud ja murdis kõigest 17-aastasena Flora duublist läbi Valga Warriori põhimeeskonda. Silmapaistva soenguga Kallaste on ründajale kohaselt kiire ja hea tehnikaga ning kuulub regulaarselt ka omaealiste koondistesse. Oktoobri algul Sotimaal peetud U19 EM valikturniiril mängis Kallaste kõigis kohtumistes algusest lõpuni ja sai ka jalavalgeks. Siuke tore nostalgia või mis mõtteid sellise asja nagu kuulmine läbielamine sus tekitab? Kus Soccernet ma seda tehnikat nägin? Soengut nägid küll? See on juba see peitiski ära selle, et ma olen eluaeg olnud ju see, et kes ajab ise enda pudet tagana. Aga olid ründaja? No tegelikult olid päris pikk aega. Ma olin tipuründaja, ma räägin, ma olin nagu koos Laavaga. Esimene mäng oli kohe, mul minust debüüt oli, kas oli isegi Levadia vastu? Ei. Ära minu otsa vaata. Ja siis sa tulid sealt niimoodi vaikselt allapoole? Ja, seal oli, ma läksin Allapooles positsiooni mõttes? Jah, ma läksin sõjaväkke, siis ma rääkisin Pasiga ka, et nüüd on siuke asi, et ma lähen sõjaväkke, et kuna teil trennid on nagu hommikuti ja ma hommikuti ära ei saa sõjaväest, siis ma arvan, et mul mõtteka minna Viljandi tulevikku, eks ta muidugi algus oli natuke seal mõttes ka nagu vaatas, okei, nagu sai aru mu soovist, ma arvan, et see oli nagu mõistlik käik ka, sest ma olen suht kindel, et ma ei oleks mänginud Floras, ma poleks minutit saanud, kui ma trennides, aga käia ei saa. Siis läksin Viljandisse, seal olin Määrepoolik, Hendri Rüütli oli tolla minust äärekaitse, siis me mängisime võib-olla pool aastat niimoodi, siis mul lõppes sõjavägi ära, Viljandi tulevikuga sai hooaeg läbi ja hakkas uus ettevalmistus Floraga. Ja siis uus treener oli Tarmo Rüütli. Järsku vahetas mind Hendriga ära. Hendri oli vasak äärepoolik, mina vasak äärekaitse. No okei. Davai. Et ju siis. Päris hea otsus oli. Tagantjärgi vaadates. Tundis ära mängija nagu omadused ja kvaliteedi? Ma ei tea, seal jah. No aga jah, kuna ma olin nagu päris ründav mängija, nagu siis ikkagi sai päris suur osa nagu seal rünnakus osa võtta. Kas sellest tulenevalt see positsiooni siis muutus selle äärel? Sina said ka tegelikult väga hästi aru sellest, mis siin näiteks Lassi Sinjavski on siin aasta eest umbes mõtles, soovis ja tahtis? No, igal mängijal oma soov, mina sinna positsioonile omal soovil ei läinud. Nagu, aga jäid siin omal soovil või olude sunnile? No tuli, ütleme, algus öeldi, et nagu see äärekaitse on nagu kõige lihtsam positsioon, aga algus tunduski, et nagu vahepeal siuke tunne, mida rohkem sa mängid, seda raskemaks positsioon läks nagu, et seal algus lähed, möllad, seal ainult mingi üks vastane söödad jooksed nagu. Aga eks ta on nüüd ajapikku läinud väga, väga tähtsaks rolliks on see äärekaitse muutunud, et seal on neid variante nii palju, mis ta võib teha, tõusta palliga keskele minna, see taktikaline pool on nii palju muutunud, et ei ole ainult see, et üles-alla seal toetusega,
et ta on väga huvitav positsioon. No kuna meil eelmise saate külaline oli Teet Allas ja me sellest rääkisime, siis seekord siis natuke Sähemarja Teet. säästame siin seda eetriaega sinuga muustki rääkida, et kui enne oli juttu sinu suhtes su jalgpallurist isaga, siis milline on sinu 3 lapse, 2 tütre ja poja suhe jalgpalliga? Keskmine läks nüüd jalkatrenni ja talle meeldib. Tütar? Jah, keskmine, kõige noorem on poeg, et ta on toas palli peksab. Õue sa ei lase teda või? Hoiad ketiga toas kinni? See õues ka, aga lihtsalt nagu jah, et talle meeldib jah, ütleme, õnnes tundub, et ta on ka vasakjalgne, nagu, et seda vasakuga lööb selle. Huvitav, kus see tuli? Et jah, et keskmine praegu mängib, et aga ma ütleme, ma midagi ei suuna seal praegu. Ei suuna, ei käsi ega ei nii-öelda, võtad neutraalselt? Ja õnneks ta on siuke, kes nagu tahab, et ma käiks tal võimalikult palju vaatamas, kui mul aeg on, nagu, et tule vaata neid turniire, neid. Aga vahepeal on see, jah, et keset mängu seal ei pundi ratta, et siis on küll küsimused, nagu, et millega tegeleme. Et nagu jah, et see keskendusvõime tänapäeva noortel on nagu raskem. Ja. Kas sa siis sellistel puhkudel annad sellise noomiva või endale omase humoorika? Ütlesin talle konkreetselt ikkagi, et nagu, kui sa ikkagi lähed kuskile, siis see eesmärk on ikkagi nagu sellele võimalikult palju tähelepanu keerata. Et ei saa nii, et ma lähen seal mängin jalgpalli, aga tegelikult nagu jah, tantsin või teen muid asju. Et kui teed midagi, siis tee ikkagi korralikult. Ehk et sa võtadki seda siis praegu sellise, nagu sellistel puhkudel öeldakse, et lõpuks lapsed teevad elus oma valikud ise, et sina lihtsalt siis aitad vajadusel. Nii ta on. Et see pisik, et ise oled nagu jalgpallist maast laeni läbi imbunud ja irdunud, et see tuleb jätta endale? No ikka ise natuke loodad, et võib-olla see väiksem mees hakkab ka nagu, et päris... siuke, ütleme, huvitav nagu karjäär. Koliks palliga toast õue? Jaa. No ta tegelikult õues mängib ka, aga lihtsalt ma ütlen jah, et oleks päris huvitav, et jääni, mida see inimesel annab nagu see karjäär. Nagu. No kui me siin nüüd lõpule läheneme ja sa kirjeldasid jalgpalli Eestis ja jalgpalli Poolas, siis kaks ju... me saame kõik aru, kaks täiesti erinevad nagu asja, et mis siin salata, eks, et kas on midagi sellist, mida sinu arvates Eesti jalgpall, olgu ta siis Poolast või kuskilt mujalt, klubid, treenerid, kes iganes mängijad saaksid võtta niimoodi kohe ja kiiresti ja kuidas me astuksime väikeste sammudega edasi? No mul jäi kõige rohkem silma see, näiteks see ongi noortetrennid, ma vaatasin seal, et grupid on väiksed. Kus kohas? Poolas nagu, et grupid on väiksed ja 3 treenerit oli nagu. Et see, mismoodi nad saavad läheneda mängijatele, et Eestis ma kujutan ette, et finantsilt on väga raske sellist olukorda tekitada. Aga mis me teeme? Anname alla? Loobume? Ma ei kujuta ette jah, et nagu jah. Et nagu ütleme, see nende noorte töö on, pluss neil on nagu see rahvaarv on ka nagu seal, et neil on palju variante. Aga meie põhi, ütleme, need ongi need, et hoiame need väljakud, mis meil on nagu võimalikult kõrgel heal kvaliteedil, ma ise vaatan ka nagu seda praegu, et me põhivälja, kus mängime on Sportland Arena, et see on ainuke kunstmuru, kus me ära ei vahetanud ja tuleb seal nagu kuskilt keegi räägib, et see on nagu heas korras. Minu arust see on juba 4 tagasi poolt heas korras, nagu, et see mängijatele nagu jah, et ma näen, kui palju on seal tekkinud nagu trenni sees vigastusi ja nagu, et see kõik see on nii ära amortiseerunud seal ja see lible on seal nii pikali ja et ma saan aru, et see on meie nagu rahaliselt on raske vahetada enda asju. Aga ma ei tea, pole muud varianti, kui me vahetame hallis ära, kus me teeme seal talvel trenni, aga kui vaatadki pealt, et hallis on hea, igal pool on, Tartus on vahetatud, Kuressaares, igal pool on vahetatud, aga põhiareen, kus on sul nagu kõige rohkem mänge, miks siis seal ei vaheta? Et see mõju siis konkreetselt mängijale, üks pool, mida sa tõid välja, on see vigastusoht, aga eeldan ka, et halb või hea kunstmuru avaldab otsest mõju ka mängu kvaliteedile. Kõikidele asjadele omandab mõju. Ma arvan, et ma usun, et seal oli ka nagu oli ka trennid nagu seal, et eks see ka on nagu et see treening kvaliteet ka mõjutab, kui on ikka halb väljak. Aga need on niisugused, ma ei kujuta ette, see ongi et
pole mõtet nuriseda, kui ei ole, et kui pole finantsi, siis lihtsalt ütleme, kõik hakkab ikkagi lõputeks mängijatest endast pihta, et kui sa tahad kelleks saada, siis näed vaeva ja pinguta selle nimel. No need murulibled ja tingimused, mis on loodud Levadia mängijatele praegu, siis algselt Viimsi hallis ja ka Maarjamäel, siin ei ole vist teil etteheiteid, kui miski ei õnnestu. Ei saa olla vabandusi, tähendab, tahtsin öelda. Tingimuste mõttes? Tingimused olid, ütleme, nii head, kui me saime ja ma jäin väga rahule tingimustega. No. Et pärast ei ole mitte millegi taha peituda. Saime teha need tööd ära, mis me tahtsime. Noh, võib-olla tõesti see nüüd mänge polnud nii palju kui vaja, aga meie töö ongi teha seda, mis meil on nagu. Me kohaneme, üritame teha siis mingeid muid asju nagu ja praegu nagu ütleme, oleme rahul enam-vähem, mis sai tehtud. No, ütleme. Kas sul selle pre-seasoni ajal, mis sinu jaoks siis oli ikkagi eriline, kus oli sellest siis teistsugune dress, seal heades Viimsi halli tingimustes tuli vahepeal ka nagu mõte, et oleks nagu ise mängijana ka tahtnud. Õnneks mõned trennid seal sai natuke lapsid, et kui keegi oli haigastunud või kui miski pärast või sai vigastada, et siis... Pandi punti? Läksin punti, jah. Et päris kihvt on ikka nagu. Aga no eks seal ikka ei ole kerge tegelikult niimoodi päeva pealt seal, et kuule, et ma nüüd kõik, noh, et eks see sisemine põlemine ja kui nad teevad mingeid asju, siis muidugi tahaks kaasa teha ja ikka mingi mõtted on, et noh, mine sa tea, kui oleks seal või niimoodi, aga noh, see on nüüd möödunud aeg ja see, mis oli, noh, et nüüd ma vaatan edasi. No. Ma eeldan, et su päevad praegu võrreldes mängijakarjääriga, sõltumata sellest, kas sa mängisid Eestis, Poolas, Kaljus või Tühjus, mis iganes klubis ühesõnaga, et nüüd on su päevad pikemad? Ei tea, kui ma Poolas olin, siis mul oli ikkagi väga pikad päevad. Ma seal ikkagi, kui ma mäletan, üks hetk mul oligi see, et kus ma olin nagu pikalt põhis, treener vahetust, tuli mu juurde, ütles, et kuule, et noh, et sorry mees, et näed, et teine vend hakkab mängima, et sul oli, et praegu on tulnud 2 nagu pakkumist sinu kohta, et sul on võimalik ära minna või siis sa jääd nagu arumeheks. No. Eks ma alguses mõtlesin nagu selle jah, et mul oli veel 1,5 aastat lepingut, siis oligi nagu mõtlesin oma peas, okei, no see oli, kuna üks oli vist Küproselt, aga see oli ka siuke keskmik tagumise otsa sats ja teine oli mäletagi, kas see oli, no see teine on võib-olla oli, no see CSKA Sofia. No. Et no see oli siuke koht, kus oli no päris suur küsimärk, no, kas mitte minna või mitte, aga mõtlesin sees, et no kurat, tahan nagu näidata, et ma suudan oma koha tagasi võita, no, siis ma ütlesin treeneri, et pane tähele, et sul läheb veel vaja mind nagu, no. Siis tuli jälle välja treeningprogrammi teha, hommikuti, enne hommikusööki 7 jooksma, tegid 8 jooksu, siis tegid kodus pesu, läksid statale sööma, siis tegid jõusaali, oma keha valmistasid ette trenniks, tuli trenn, tegin trenni ära, siis hakkasid tegema, no siis mul kuidagi tuli see mingi crossfiti pisik sisse, seda hakkasid tegema seal. Ja mul oli, ütleme jah, et hommikul 7, ütleme õhtu kella 6 lasin trennina. Ja niimoodi ma lasin päris palju ja lõpuks oli nii, et mul tekkisid ka oma treeninggrupid seal pärast trennina. Et see oli hetk, et nagu seal, jah, et päris heasse vormi sain ja mõned mängud olid niimoodi ka, et ütleme, et mäng hakkas õhtu seal kell 9 või isegi hiljem nagu, et siis kui mäng läbi sai, siis teised läksid nagu, ütleme, meil oli see kohustuslik, et pärast mängu meil on seal ütleme, saunad, mullivannid, külmad vannid nagu ja noh, et noh, need oli siuke, kus sa oled 30-40 minti seal ja siis pärast lähed koju nagu, siis tavaliselt ma tõmbasin sealt jõusaali veel. Ja ükskord oligi, et olen jõusaalis, hakkan ära minema ja no kurat, kõik on valve all. Kõik on kinni, noh, et see, mis võis olla mingi 12:30 või niimoodi, noh, et siis tuli signa tööle seal ja Turamees tuli, vaatas nagu, et noh, et soi eest, noh, mis sa siin teed nagu, noh. See on küll väikse trenni tegin nagu, jah, et siis oli jah, et ma ikkagi panin päris nagu hullu seal, noh. Aga selline sisemine motivatsioon oli ikkagi välismaal kõrgem kui... No see on su ise enda teha nagu, noh. Ma mäletan ka, et kui ma tegin mingeid raskeid jookse, noh, ma üldiselt tegin intervalljookse seal nagu ja meil jõusaalis oli nagu sükene pimedas oli nagu sul oli aken nagu, aga seal passi ise ennast vastu ja kui sul oli ka raske hetk, siis vaatasid nagu endale otsa, et kas sa tahad seda kohta tagasi või ei taha. Kui tahad, siis ära virise ja jookse, noh, et siis nagu
davai, no hambad ristis panid ja kas siis oli 7 mängu möödas, võib-olla vähem, siis see äärekaitse sai kollasena ja siis ütles, davai, mine mängima. No siis tuli mäng välja nagu sorry, et ennem seda oli tegelikult üks mäng oli veel, et me mängisime seal võõrsil, et oligi, vaatasin nimekirja, pole isegi nimekirjas nagu, siis ma olin lätlasega kordamööda käisime nagu üks parem kaitsena Kaabopsiga nagu, et üks mäng võõrsil tema. Ka Eestis mängid meie just. Jah, et üks mäng tema võõrsil, teine mäng mina võõrsil nagu, siis vaatasin nimekirja nagu, pole. Läksin, tegin kükkejusalis, tegin oma tavapärase 10x10 püramiid, et 100 kuni sinna ei, maksime 90 kuni 190 nagu, et 10 üles ja 10 tagasi kõike, et nii palju kui tuleb torust. Jalad mõnusad läbi ja siis tuli kõne järsku, kuule, sa tuled kaasa ikka. No davai. Mõtlesin, vahet pole varumehena, siis vaatasin. Lähen bussi ja vaatan, et kuule, 19 venda on kaasa, mis mind kaasa võeti. Nagu. Ma ei tea, mis seal oli juhtunud vahepeal, aga siis järsku vaatab põhisna. Aga jalad olid mõnusad, aga kusjuures nagu päris huvitav oli, et päev pärast jõukat ei olnud isegi nagu nii hullna, et sai siukse mõnusa poweriga siukene 60-70 minti ära tehtud, siis oli nagu, aga siis tuli konkreetne nagu, et aga siis seal oli ka nagu jah. Siis ta nägi, et kuule, et võib usaldada, siis ma olin pärast ma olin uuesti varumees ja siis tuligi siis mingi mäng, kus ta ütles ka, et sai kollase. Siis nagu sain selle konkreetse, selle mingi hästi mäng oli, andsin selle ära söödu ja siis ta tuli nagu, et järgmine mängud kõik mängisin põhis. Pärast hooaega tuli ka, et kuule, sorry, et suur respekt, et minu vigana. No nii, Ken, sinuga võiks rääkida... Paneme teise saate otsa kohe või? Ma just tahtsin öelda, et võiks panna teise tunni otsa, aga lepime siis kokku võib-olla niimoodi, et kui sulle sobib, et tuled tagasi hiljemalt siis, kui oled treenerina Eesti meister, peatreenerina. Diil? No, vaatab jah. Diil? Teeme diili siis. Aga enne kui ma su siit ära lasen, ütle üks põhjus, miks Levadia tuleb sel aastal Eesti meistriks. Sa ei oskagi öelda, ei tulegi siis või? Uue hea energiaga kõik see, see distsipliin, mis meil on, et tänu sellele. No nii, paistame, kas hea distsipliin viib Levadia sel aastal Eesti meistriks või mitte. Kenile tänud tulemast, edu teile sel hooajal, sulle kõigis tegemistes, vaatajatele meid kuulamast-vaatamast ja nagu ikka, järgmine 3. poolaeg juba umbes paari nädala pärast. Kohtumiseni. Jätah teile ka.